televisiooni ja erinevat moodi on alati püütud näidata seda, mida meil ei ole. Meil on pandud uskuma, et kui me saame seda midagi väga erilist, väga erinevat endast, siis me saame õnnelikud. Ja inimesed on läbi vee, läbi toidu, läbi söögi, kõik õhust, igalt poolt saamas omale aineid, mis tegelikult umistavad inimese aju ja inimesel kaob ära taju. Ja ma räägin fluorist, ma räägin alumiiniumist, ma räägin margariinist ja muudest teislikest ainetest. Kõigest, mis ei omastu, see kõik umistub. Ja väga palju on olnud veel 2 põlvkonda tagasi Euroopas puhast sinisilmset inimkonda. Ja praegu on pool Euroopat, ma räägin Lõuna-Euroopast, ma räägin Põhja-Euroopast, Venemaast, Kesk-Euroopast, kus on ajalooliselt elanud sinisilmne inimene. Nendes piirkondades on pooled inimesed kaotanud oma sinisilmsuse. Ja põhjus on lihtne, kui inimene avab siniseid silmi ja blondi juuksed, siis ta tahaks omale saada abikaasat, kes on nagu teistsugune, pruunisilmne, tõmmu, tumedajuukseline. Ja seebiooperid meile naistele kuvavad Ladina-Ameerikast või just iganes Afrikast pärit inimestest suuri filmikangelasi ja noored neiud nendest armuvad, siis seesama armumine tekitabki neile esimesel võimalusel luua suhte siis sellise inimesega, kes on siis tõesti väga erinev temast. Ja väga paljud inimesed, kes on tulnud siia Lõuna-Ameerikasse, siin on küll kohti, kus on väga palju hispaanlaste, portugallaste järglasi, aga siin on ka inimesi, kes on õrnahallite silmadega. Ja ma tahan öelda seda, et tegelik järeldus on selles, et kui inimene abiellub pruunisilmse abikaasaga ja saab lapsi, siis suurema tõenäosusega need geenid, mis kannavad edasi sinisilmsust, need kaovad. Kuskil üks viiendik või üks neljandik on tõenäosus, et kui mõlemal on põlvkonnas võrdne arv sinisilmsed ja pruune geene, et sünnib laps sinisilmne. Aga siin on palju inimesi, kes on blondid, mitte blondid, aga nad on heledapäised, täpsustame, jah. Neil on isegi näost tervetähnid, nad on isegi punapäised, aga nende silmad on pruunid. Sest kui muud geenid tulevad üle, siis silmavärv on üle tulema raskemini. Ja muidugi ka juustevärv, loomulik heledapäisus, mida siis Euroopa naised ja ka Eesti naised tegelikkuses ei hinda. See on mujal maailmas nii suures hinnas, et näiteks siin Brasiilias ma näen väga palju inimesi, kes on ennast blondeerinud. Blondeerivad sinna koguni terved ilusalongid, mis reklaamivad naisi blondeerimisega. Ja siin on nüüd asja paradoks, et kui naised, kes on armuvad siis pruunisilmsetesse meestesse, kolivad ära Euroopas, tood Euroopasse omale siis teisest rassist mehe, siis nad saavad omale suure tõenäosusega lapse, kes on pruunisilmne, kelle juuksed ei ole mitte blondid, vaid on kartulikoore värvi. Ja pärast need lapsed näevad pildi pealt oma ema noorpõlve
välimust, tema blonde juukseid ja hakkavad ihaldama samuti siis mitte isa juukseid, mis on tumedad, aga heleda tema juukseid. Ja muidugi nad hakkavad juukseid blondeerima ja siis blondeerimine tähendab kemikaalide mäepanekut. Kemikaalid imbuvad läbi peanaha inimesesse ja on üheks järjekordseks haiguste tekitajaks. Ja kui inimesed kohtuvad, muidugi kuulmisilmne mees saab oma sinisilmse naise nagu lotovõidu. Ta imetleb naist, et ta on armas sinisilmne, kuid ta ei mõtle selle peale, et selle abieluga ta hävitab ära selle sinisilmse naise järgmist põlvkonna. Ja veel mõned põlvkonnad sellist segunemist ja sinisilmne inimene on ajalugu. Ka see naine, kes siis armub ise olles sinisilmne, armub pruunisilmsesse mehesse. Ta peab neid silmi küll armsaks ja teistsugused, kuid suure tõenäosusega ta ei näe enam neid siniseid silmi mitte kunagi oma lapsele. Ma tahan teile ilmselt öelda, et kui teile on antud sinised silmad, siis need silmad on haruldus. Neid sinisilmseid inimesi on järgi veel 3% maailmas. 3%. Jah, on andmeid, et 16, need andmed on ilmselt vanad enam kui 25 aastat. Aga sinisilmsus on praegu nähtus, mida peab hakkama kaitsma. Ja ma soovitan kõigile, kui te omate veel neid haruldasi silmi, siniseid, päris siniseid silmi, hoidke neid. Hoidke ja tehke kõik selleks, et te lapsed saaksid need sinised silmad omale.